Liis, mul on sulle üks väga lihtne küsimus. Kas sa tead, mis on sinul ja maailma kõige vanemal mehel ühist? Mina tean. Ma ei oska vastata sellele. No okei, tal oli neid 60, sul on vist üks, on ju. Nimelt 91. aastal leiti siis tõepoolest maailma vanima mehe jäänused. Tegemist oli siis 3300 aastat enne Kristust ringi tatsanud Ötsi nimelise jäämehega ja temal oli 60 tätoveeringut. Ja tol ajal, miks tätoveeringuid tehti, millega need seotud olid? Kust ma arvan, et moe pärast või vaeval? No eks need olid näiteks erinevad religioossed taustad ja uskumused, eks ju, et Võis ja maag ja kõik see sinna juurde. Ja, aga mitu tätoveeringut sul on? Mul ei ole ühtegi. Kuidas nii on läinud, sõber? Ma ei usu mitte midagi. Ja tegelikult Ötsi puhul olid need tätoveeringud ikkagi pigem nagu ravi eesmärgil tehtud. Sul on üks tätoveering, tema 60 vastu sellega küll ei saa. Aga kui me nüüd räägime nagu tätoveerimisest kui sellisest popkultuuri osast, siis kuskil 60-ndatel sai see eriti korralikult hoogu sisse. Ja tegelikult tänapäeval on tõesti võib-olla raske leida inimest, kellel ei ole tätoveeringut. Ja, aga vaata, mõni on tätoveeringu teinud rumala peaga mingisugusel hetke ajendil ja siis on tekkinud soov, et tahaks sellest lahti saada. Ei, mina olen enda omaga väga rahul. Loomulikult, sest et sul ei ole pääsu, aga tegelikult ma võin sulle öelda, et isegi kui sa nüüd tahaksid oma tatuust lahti saada, see võimalus on nüüd olemas. Lähme vaatame, kuidas eemaldatakse tätoveeringuid Eesti kõige uuemas tätoveerimise eemaldussalongis nimega Undo Ink. Jani, räägime tätoveerimisest. No vahepeal läks see tattoo tegemine nii moodsaks, et ma usun, et tänapäeval on suurem osa noortest ja ka mitte noortest inimestest küll kuskil oma kehal mõnda kaunistust kandmas. Oskad sa võib-olla öelda ka, et kui palju umbes on praegu nii Eestis kui ka mujal maailmas tätoveeritud inimesi ring liikumas protsentuaalselt? Ma ei oska protsentuaalselt öelda, aga ma oskan seda öelda, et peale Ameerika Ühendriikides, Soome, Rootsi ja Eesti on kõige rohkem tätoveeritud inimesed. Ongi nii või? Jah, täpselt. Wow. Kas see on siis kuidagi moodi seotud meie, ma ei tea, kas siis kunagise viikingite kultuurilise taustaga või lihtsalt me kannatame rohkem nii-öelda tätoveerimisvalu? Ma ei läheks nii kaugele selle teemaga, aga millegi pärast sellest on saanud väga populaarne siin. Aga see, mis on tähtis, on, et tänapäeval tätoveeringute eemaldamine on väga populaarne. No vot, täpselt ma tahtsingi selleni jõuda, et kindlasti on ka neid inimesi, kes on suure urraaga selle tätoveeringu endale teinud, mõned aastad on mööda läinud, mingi hetk lihtsalt tuju muutub ja vaatad, et ühel hetkel ilus käe peal olev ankur enam ei olegi nii väga ilus. Vaata, vanasti inimesed vaatasid telekast telesaateid, istusid 2 tundi teleka taga. Tänapäeval vaadatakse TikTokist 20 sekundit korraga. No sama ongi selle enda ilustamisega, ehk tätoveerimisega, et mul on mingi mõtte, ma tahan seda kohe, ma tahan selle nüüd. See samamoodi tahetakse sellest väljaga siis hiljem. Tõesti, see tätoveeringu eemaldamine on sellise viimase 3-4 aasta jooksul nagu väga populaarseks saanud. Aga kuidas see tätoveeringu eemaldamine käib? Kas siis võtad liivapaberi ja hakkad kihi haaval endal nahka maha kraapima või on ikkagi mingisugused muud aparaadid? No ma arvan, et võib ka nii proovida. Päris valus saab olema. Aga tegelikult laseriga seda tehakse. Lasereid on erinevaid siis muidugi, aga põhimõte on see, et tätoveeringu värv on võõrkeha inimeses, eks ole, ja immuunsüsteem tahab sellest välja. Aga need värvitükid on liiga suured. Et sa ei saa neist välja. Laseriga need tükkeldad tehakse väiksemateks. Ja siis need väiksed tükid sinu keha viib välja. Ja. Protseduur võtab midagi paarist minutist poole tunnini, sõltub sellest suurusest. Aga siis sa käid iga 6 nädala tagant uuesti ja siis sa käid 6-15 korda, sõltub värvist ja tätoveeringust, et milline ta on. Et eks ta võtab aega. 1,5 aastat läheb kiiresti. No kindlasti inimesed tahavad ka teada seda, et kas tätoveerimise või tätoveeringu eemaldamine on valulik protsess või ei ole? No ütleme, et ega ta kõige mugavam protsess ei ole. Aga ma arvan, et see tätoveeringu tegemine on küll valusam kui selle väljavõtmine. See sõltub inimesest. No seda enam, et kui sul on ikkagi kuskile siia vasakule rinna peale tätoveeritud Etsi nimi on ju, kellest sa ei taha võib-olla mitte midagi enam kuulda, siis tõesti võib-olla isegi... No ma arvan, et sellel olukorral sa kannatad ära küll selle väikse ebamugavuse. Aga kas on meil võimalus natukene lähemalt näha seda, kuidas see protsess välja näeb? No ma arvan, et sa võid isegi proovida. Võib isegi proovida. Mul küll endal tätoveeringut ei ole, aga ma võin proovida siis enda naha peal, mis tunne on, kui laseriga... Ma arvan, et seda saame teha, jah. Okei, no aga lähme proovime ära. No vaata, Liis, ma olen alati olnud sellel seisukohal, et üks asi on rääkida ja targutada, teine on enda peal ära katsetada. Nüüd ma... Nii. Tunned sa midagi?
aga sa teedki, aga ma mõtlesin, et see hakkab mingi... Ma pole siiamaani endale tatuud teinud sellepärast, et ma olen alati kahelnud, et see on hea mõte, aga arvestades seda, et see eemaldamine on nii chill, et ma nüüd põhimõtteliselt hakkan nagu selles Las Vegase selles poissmeeste filmis, vaata. Iga pühapäev uue tatuuga koju ja iga esmaspäev võt siia ja uueks pühapäevaks uus tatuu valmis. No ei ole üldse mureteks. Kusjuures jah, mina kujutasin seda protsessi teistmoodi ette, aga see on täitsa, ma ütleks isegi, et see on mõnus. Karina, sina oled see imevõlur, kes aitab siis inimestel lahti saada sellest ebameeldivast tatuust, mida nad enam endale ei soovi. Meil on ka siin üks patsient, kellele sa nüüd oled siis 3 korda seda protseduuri teinud. 2 korda, täna on siis 3. kord ja milline see tulemus praegu on, kui sa sinna peale vaatad? Tegelikult on juba väga hea, et ma arvan, et paari korraga saame sellest lahti. Ma lugesin, et Guinessi rekordite raamatus on märgitud üks mees, kes oli 100% üle keha tatuudega kaetud, et tal isegi olid silmamunad ja siis oli siin suulimaskest ka tatoveeritud. Kas tõesti tatoveeringuid saab teha igale poole ja igalt poolt saab neid ka eemaldada? Teha, siis järelikult saab igale poole, aga näiteks silmamunadelt ma ei ütleks, et ma saaksin neid sealt eemaldada. Sa isegi kujutaks ette, et kuidas see kõik nagu toimub. Et siis silmamunadel kindlasti jääb. Et on ka selline võimalus, et patsient tuleb ja sa saad öelda, et sa ei saa seda tatuud siis eemaldada. Kindlasti, aga õnneks meil on väga hea süsteem, kuhu saab enne protseduuri pildi ka laadida. Ja siis sealt saab kohe näha ja vajadusel kliendiga kontakteeruda. Meie visiit kestab 30 minutit. Selle aja jooksul me jõuame rääkida, jõuan patsiendi nõustada ja eemaldada tatueeringut. Ühe protseduuri ajal suudame eemaldada, näiteks nii suur ala, et siis päris suur, ma ütleksin. Anduing kasutab pikosekundilise laseri, see on kõige uuem tehnoloogia, mis tänapäeval on. See tekitab vähem valu, see on patsiendile mugavam ja see on spetsiaalselt loodud tatueeringute eemaldamiseks. Nii, aga nüüd patsient Brita on siin valmis, paneb prillid ette ja ega siis ma ei hakka spetsialisti enam ka segama. Nii, protseduur on nüüd tehtud, sul oli 3. kord ja tõesti ikkagi üsna läbipaistev on juba. Kuidas tunned ennast? Ei, väga hästi tunnen, et eks see eemaldamine korra on selline, et siuke tunne nagu keegi kuuma nõelaga teeks naha sisse, aga see läheb kohe üle, et nüüd ma enam juba ei tunnegi mitte midagi. Ja lõpuks, kui see on juba kadunud, on sul nahapinda juures, kuhu teha siis uus värskem tatuu näiteks? Ma selles mõttes, et ma ei saa välistada, et ma teen juurde tatuusid, et võib-olla ma teen, lihtsalt mind enam ei kõnetanud niimoodi, nagu ta siis 8-9 aastat tagasi kõnetas, kui ma ta tegin ja kuna ta on üsna nagu väljapaistvas kohas ka, siis ma otsustasin, et ma eemaldan ta ära. Ja selles mõttes väga mugav võimalus tegelikult, eks ju? Jah, mugav oleks seda mitte olnud teha, aga mis tehtud, see tehtud? Ei, absoluutselt, et saab eemaldada.